Tšau! Väike kiirülevaade sellest, kuidas vahepeal läinud on, väike sisekaemus. Ma olen seda ilmselt juba varem maininud, aga kordan ikkagi veel üle, et kui mingid teemad saavad enda sees lahendatud, ei tähenda see seda, et teemad või õppetunnid otsa saaks. Kaugel sellest. Aga mis siis praegu päevakorral on? Alustan pisut kaugemalt. Ma olen alates juuni algusest käinud iga nädal 3 korda rattaga tööl, pluss mõned korrad ka maikuus. Ja mida enam ma rattaga käin, seda vähem mulle meeldib Elva-Tartu-Elva vahet autoga sõita. Et siis miks? No rattaga on oluliselt chillim. Esiteks mõtete sättimise seisukohast, et peale tööpäeva koju vandates saab ennast mõnusalt maha laadida. Aga mis peamine, mul on hakanud autoga sõites tekkima mingi siuke hästi tobe ja loll ärevus seoses selle autojuhtide ühisteadvuse, nende närvilisuse ja konkurentsivõitluslikkusega, et selles, mis liikluses toimub. Et kes kiirustab, kes istub tagumikus kinni, otsib närviliselt möödasõiduks võimalust, kuigi kolonn ise juba sõidab niigi lubatust pisut kiiremini. Igasugused vahetrügimised ja vahele mitte lubamised, kiirendusradade kasutamine möödasõiduks, kõik muu selline. Ühesõnaga, mul on selles hommikuses autojuhtide kiirustavas ühisteadvuses, nagu ma ütlesin, juba keeruline olla. Ma ei saa aru, et mida ma tegema peaks, et kas ma peaks siis nagu kiiremini sõitma või aeglasemalt sõitma või seisma jääma, et ma ei tea. Üks mu viimase aja mantra on olnud see, et ma ei pea aktsepteerima, küll aga ma püüaksin või prooviksin mõista. Hakkasin siis selle peale otsima niisuguste mikroliiklusraevude tagamaade osas tehtud teaduslikke uurimusi ja üllatus tõepoolest, võitluslikkus ja konkurents on üks enim mainitud faktoritest. Noh, ja siis sealt edasi sattusin ma sellisesse tõelisesse jänesurgu, et võitlemine ja võitlus mind hakkasid, võitmine, mind hakkasid igasugused reklaamid ja kampaaniad häirima. Kraabi ja võida, sisesta number ja võida, meiega võidad, võida reis, võida auto, võida. Et kui ei võida, siis oled luuser. No ja sealt edasi siis hakkas tulema tarbimiskultuur, kapitalism, elustandardid ja saavutused ja saavutamine, individualism, individualistlik kultuur, võitluslik ühiskond ja selle seosed vaimse tervise muredega, meritokraatia utoopilisus ja siis sinna tagatippu otsa veel minimalism ning mida siis minu jaoks tähendab hästi elama ja edukas. Sellised nullsumma teemad. Ja hetkel on peas ikkagi päris korralik kompott. Nädalavahetuse pikemad rattasõidud aitavad pisut nendel mõtetel korrastuda, aga minu kogemus näitab, et ega seda forsseerida ei saa, et asjad ja mõtted loksuvad paika täpselt siis, kui nad paika loksuvad. Et igatahes leidsin huvitava magistritöö mingitest Taani ülikoolist, siis leidsin ühe huvitava TED Talki 2009. aastast ja siis ostsin veel tagatippu 3 uut raamatut ka. Ja kui nüüd need mõtted, mis sealt kõik tulevad, saavad vaikselt ära sünteesitud, eks ma siis jälle annan teada, milles ja kuidas ma siis targemaks ja elukogenumaks sain. Täna oli veel selle suve kõige napim ja tõsisem kokkupuude ühe koeraga. Adrenaliin oli üks siuke 5-6 kilomeetri jagu üleval enne, kui pulss nagu tagasi normaalseks läks. Et ei ta kartnud kõva häält ega veega pritsimist ega mitte midagi siuke väga napikas.
aga ühesõnaga, kuulmiseni, näeme jälle!